Tere tulemast Limaksi töökotta. Seekord tahan teile näidata, kuidas laual saega lõigata. Selline pikk tükk, võrdselt pikkadeks, täpsemalt lühikesteks tükkideks, nii et see oleks täpne, mugav ja ka ohutu. Igal juhul vajame sellist nurkjuhti, mille seadistame 90 kraadi peale, seega täisnurk. Ja kui lõikame pikemaid tükke, saame kasutada otse sellel juhikul olevat piirikku. Kui tahaksime aga lõigata lühikesi tükke, siis esiteks oleks meil väga lühike tugi ja samal ajal läheks käsi ebameeldivalt lähedale sellele kettale. Seega sel hetkel kasutame juhikut ilma selle piirikuta ja paneme mingi piiriku tegelikult ketta vastasküljele. Võime kasutada kas pikisuunalist juhikut koos lisaga või näiteks magnetilist piiriku. Enamik inimesi mõtleb ilmselt kasutada pikisuunalist juhikut, kuid ilma lisata. Ja see on üsna ohtlik, sest hetkel, kui materjali läbi lõikate, jääb see tükk, mis meid huvitab, tegelikult ketta ja pikisuunalise juhiku vahele kinni. Ja enamasti kilub see sinna kinni ja lendab teie poole. Nii et nii tõesti mitte. Alati on vaja kasutada mingit lisa. Mul on tükk põrandalauda, mille paksus on 20 mm ja see on kinnitatud Rockleri universaalsete klambritega. Kuid võite kasutada ka mõnda muud klambrit, kuid siis peate arvestama, et see võib teile sellel küljel ette jääda. Nende klambrite puhul on mugav see, et need peituvad otse materjali sisse. On hea valida kergesti meelde ja paksus, et saaksite kasutada sael olevat mõõteskaalat ja lihtsalt alati lahutada või vastavalt lisada selle lisapaksus. Ja tähelepanu, see on väga oluline. See lisa peab alati lõppema, enne kui materjal läbi lõigatakse, sest vastasel juhul tekib jälle kinnikiilumine ja ohtlik tagasilöök. Seega on ideaalne, kui see lisa lõpeb veel enne, kui ketas algab. Ja see sama tingimus kehtib ka siis, kui kasutate mingit magnetilist piiriku. Mul ei ole midagi erilist, need on kõik asjad, mida ma siin töökojas kasutan mingitel muudel eesmärkidel, aga need sobivad ka siis, kui teil on saag malmlauaga. Tähelepanu alumiiniumil see muidugi ei püsi. See on näiteks magnetiline alus, millele saab kinnitada indikaatori hoidja, aga ka näiteks jahutuse hoidja töötlusmasinatele. Ja samal põhimõttel, see tähendab lülitatava magnetiga, töötab ka see keevitusnurk, keevitusmagnet. Lülitate magneti välja ja asetate selle lauale nii, et saaksite seda liigutada ja mõõta kaugust kettast. Seejärel lülitate magneti sisse ja see hoiab kindlalt paigal, nagu tõke. Selle lahenduse eeliseks on suurem universaalsus. Seda saab tegelikult paigutada ükskõik kuhu lauapinnale. Olgu see siis paremale või vasakule kettast. Seda plokki kasutan ka lintsal tõkkena, kui teen pikilõikeid, olgu need siis tapid või vahe, et kõik oleks sama sügavusega. Puuduseks on aga see, et iga kord peate selle vahemaa uuesti mõõtma. Samas kui pikisuunalise juhtsiini küljes oleva tõkkega saate seda täpselt sael oleva joonaua järgi liigutada. Nii et kui järgmisel korral vajate sellisest pikast tükist eks sama pikkade või lühikeste tükkide lõikamist, siis teate juba, kuidas seda mugavalt, täpselt ja ohutult teha. Linke kõikidele toodetele leiate nagu tavaliselt video all olevast kirjeldusest. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja ootan teid näha Limaksi töökojas.